Kolmas kiri. Kas vabaduse risk on väärt kõiki neid kannatusi? 8. aprill 1989. Kallis Kreeg, ma loodan, et sinul ja su perel läheb hästi. Milliseks on kujunemis sinu debatt moslemiga? Ma vabandan, et mul võttis su viimasele kirjale vastamine palju aega, kuid ma pidin selleks kõvasti mõtlema. Sinu vabaduse ja vastutuse vahelise suhte käsitluses võib olla terake tõtt. See paneb mind mõtlema. Aga mul on veel üks pitsitav küsimus. Sellise looja arukus, kes vabaduse peale nii suure panuse paneb, on ausõna küsitav. Kas see tõesti on nii väärtuslik? Taolise maailma loomine, kus Hitleri ja Stalini sugused hullud mehed võivad oma vabadust kasutada miljonite inimeste vabaduse ja ka elu äravõtmiseks, on ausalt öelda väga nigel asjaajamine. Kui ta vabadust nii kõrgelt hindab, siis miks, pagana päralt, Jumal selle nii hapraks tegi, et ühe inimese vaba tahe võib hävitada miljonite vabaduse? Kas kogu see asi on seda väärt? Vabadus on tore, aga ma pole kindel, et ta kogu seda kurjust ja valu väärt on, mida me siin maailmas näeme. Ma olen veendunud, et kui küsida vägistatud ja sandistatud tüdruku käest, oleks tema vastus, et see polnud seda väärt. Kui me saaksime rääkida Auschwitzi juutidest ohvritega, siis nemad ütleksid, et Hitleri hinnaline vabadus võiks omadega põrgusse minna. Kui me saaksime rääkida etiooplasest emaga, kelle surev laps püüab imeda veel üht tilka piima tema tühjast rinnast, siis ei usu ma, et ta arvaks vabadust seda väärt olema. Ma vabandan, et minuga on tükk tegemist, aga mulle tundub, et see on põhjendatud küsimus. Armastuses, isa. 11. aprill 1989. Kallis isa, ma hindan tõsidust, millega sa meie kirjavahetusse suhtud. On näha, et sa nende kirjade üle palju mõtled ja mul on sellest hea meel. Loomulikult on sinu küsimus põhjendatud. On 4 mõtet, mida ma sinu küsimusega seoses tahan esitada. Esiteks, ma ütleks, et vabaduse risk peab olema täpselt proportsionaalne oma võimega põhjustada head. Kui mul on vabadus armastada vaid ühte inimest, siis on mul ka vabadus teha haiget vaid ühele inimesele. Kui mul on vabadus armastada inimesi natukene, siis on mul ka vabadus neile natukene haiget teha. Kui ma võin neid palju armastada, võin ma ka neile palju haiget teha. Ja nii edasi. Asjaolu, et meil inimestel on uskumatult suur potentsiaal kurja teha, on minu arvates ka tõendus meie uskumatult suurest potentsiaalist head teha. Jah, maailmas on Hitlerid ja Stalinid, samas on ka Ralph Wallenbergid, Emma Teresad, Martin Luther King Juniorid. Minu arvates pole võimalik eksisteerida viimasel ilma, et me riskiksime esimese eksistentsiga. Kui meil on võime rõhuda ja tappa miljoneid, siis on see sellepärast, et meil on ka võime vabastada ja armastada miljoneid. Ma mõistan, miks seda võib nii-öelda nigelaks asjaajamiseks nimetada. Ja võib-olla see olekski nii, kui eksisteeriks mõni teine viis asjade korraldamiseks. Aga ma ei usu, et teistsugune viis olemas on. Minu arusaamist mööda on vabadusega kaasnevad kurja ja hea võimalused need, mida võib nimetada metafüüsiliseks tõeks.
Siin on tegemist justkui kolmnurga kolme küljega. Kui sul on vabadus, siis pead sa ka riski võtma. Kas see kõik on siis seda väärt? Siin on minu teine mõte. On täiesti arusaadav, et õudse tragöödia mõju all olles arvab inimene, et see pole seda väärt. Kuid arvesta kolme asjaoluga. Esiteks, me teame enda kogemusest, et armastus võib haiget teha. Teist inimest armastades, lapsi kasvatades või sügavaid sõprussuhteid arendades kannatame tihti palju. Ma tean, et sa oled seda oma elus kogenud. Inimesed tõrjuvad meid, nad surevad, lapsed mässavad ja nii edasi. Aga sellegipoolest me armastame neid edasi. Tavaliselt peame taolistes olukordades mitte armastamist argpükslikuks, traagiliseks ja ääretult ebatervislikuks. Kui inimene kunagi ei armasta, siis ta ka ei kannata kunagi, aga siis ta ju tegelikult päriselt ei ela. Kuid kas pole Jumal mitte samas olukorras, ainult et kosmilistes mõõdetes? Minu arvates ei ole Jumal selline, kes keelduks armastamise ja kannatamise võimalikkusega maailma loomisest, vaid liiga suure vabaduse kuritarvitamise riski pärast. Armastus ongi tegelikult see ainus loomist väärt asi. Vabadus vabaduse pärast ei ole see, mida Jumal väärtustab, vaid hoopis armastus. Vabadus on lihtsalt ainus võimalik vahend selle saavutamiseks. Siit lähtub minu kolmas mõte. Kristlikust vaatepunktist vaadatuna ei ole loomisega kaasnevad riskid ei ainult ega ka peamiselt riskid inimesele. Jumal ise riskib meeletult maailma loomisega. Piibellik arusaam Jumalast näitab meile Jumalat, kes on inimkonna halbade otsuste pärast kannatanud läbi aegade. Ta kannatab, sest ta armastab. Hoosea raamatus maalib Jumal pildi endast kui kellestki, kes sügavalt armastab ja on abielus truudusetu naisega. Hoorates teeb naine haiget endale, oma abikaasale ja oma lastele. Suure valuga püüab Jumal jätkuvalt oma rahvast, oma pruuti, kutsuda tagasi usaldusväärsesse suhtesse temaga. Tegelikult on piibli sõnul Jumala jaoks loomine nii riskantne, et tema, Jumal, sai inimeseks ja suri ristil põrgulikku surma. Vaatamata meie mässamisele tema vastu, armastas Jumal maailma sedavõrd, et ta oli valmis nii kaugele minema selle nimel, et meil oleks temaga igavene suhe. Golgata ristil võttis Jumal enda peale kogu maailma patud, samuti kogu patu poolt põhjustatud valu ja karistuse. Ta ei pidanud seda tegema. Ta tegi seda armastusest, kuna armastus on seda väärt. Armastus on väärt suremist, isegi Jumala arvates. Viimane juhatab sisse minu neljanda mõtte. Me peame küsima, kas armastus on väärt kõige laiemas mõttes. Kui see maapealne lühike elu on kõik, mis on, ja kui ohvrite kannatuste rohke surm tähendab nende eksisteerimise lõppu, siis võime põhjendatult väita, et risk pole väärt, vähemalt ohvrite jaoks mitte. Aga kui kristlus on tõsi, siis on meie ajutine maapealne elu vaid lühike eelmäng elule, mis kestab igavesti. Väga paljude inimeste elus pole muud peale valu ja kannatuse, kuid igaviku perspektiivis on see vaid väike osa kogu loost. Jeesus suri ristil selleks, et inimesed võiksid igavesti taevas, Jumala rahus ja rõõmus elada. Ja piibli tõotus on, et see olemise viis on võrreldamatu meie praeguste kannatustega. Rooma 8:18. Auschwitziga võrreldes peab taevas olema mõeldamatult kaunis. Just seda ütleb piibel,
1. Korintuse 2:9. Isa, kui ei ole taevast, jäävad kõik kannatused, pisarad ja surevate laste hüüded vastuseta. Lõpuks on elu traagiline meie kõigi jaoks. Meie lootused, igatsused, võitlused, püüdlused ei vii kuhugi. Mitte kuhugi. Elu on nõme ja siis sa sured. Kuid kas pole su südame põhjas midagi, mis keeldub seda lõplikku tõe pähe võtmast? Kas pole sinu sees midagi, mis heliseb kaasa piibelliku kuulutusega, et lool on õnnelik lõpp? Mul on mitmeid põhjusi Jumalasse uskumiseks ja mul on palju põhjusi uskumaks, et Kristus on tõene. Ma loodan neid sinuga millalgi tulevikus jagada. Kuid isegi, kui ma ei usuks Jumalat, keelduksin ma lihtsalt aksepteerimast, et eksisteerimine võib olla üks mõttetu õudusunenägu, kui tõepoolest on see lühike elu ainuke elu, mis üldse on. Jään sinu vastust ootama. Isa, ma armastan sind. Greg.